Jõulumees kohe-kohe koputab uksele, aga kas ta kingikotis on kõik vajalik olemas? Mida näiteks kinkida videomängu sõpradele? Me tutvustame 5 kõige nõutumat pühade kinki. Mina olen Ago Ahas ja need on mänguminutid. Nintendo Switchist on saanud üllatavalt populaarne mängukonsool, mis sobib igas vanuses mänguritele. Nintendo Switch on nii-öelda 2-1 konsool, mida saab kasutada nii ekraani taga kui ka pihukonsoolina. See tähendab, et seda saab igale poole kaasa võtta. Teiseks suurimaks tõmbenumbriks on aga mängud ise. Kuskil mujal ei ole võimalik mängida Legend of Zelda Breath of Wildi või Mario Kart 8. Pühade eel liitus teiste kohustusliku mängudega ka Luigi's Mansion 3. Nintendol on oskus luua mänge, mis on äärmiselt algajasõbralikud. Samas panevad ka proovile ka kogenud videomängijad. Samuti on paljudel teostel ühes ruumis koos mängimise tugi. See teeb Nintendo Switchist parima perekonsooli, mis sobib ka neile, kel juba PlayStation või Xbox kodus olemas. Kõik vanemad märulimängude sõbrad teavad Call of Duty't, aga kas nad teavad ka seda, et uus Call of Duty Modern Warfare on seeria üks parimaid osi? 2007. aastal ilmunud mänguga sama nime kandev teos tõi tagasi üksikmänguloo, mis on kaasahaarav ja väljakutset pakkuv. Samuti on teoses palju mängitavuse elemente, mis on teinud Call of Duty'st nii legendaarse mänguseeria. Suurimaks uuenduseks on aga ristvõrgus mängimine, mis tähendab, et teost on võimalik ühiselt nautida nii arvutil, Xboxil kui ka PlayStationil. Mitmikmäng on ilmselgelt adrenaliinirohke ning mängitavust on hulganisti parandatud. Lisatud on juurde ka taktikalist funktsionaalsust, nagu ümbernurga piilumine, 2 sihiku kasutamine, öömissioonid koos pimedas nägemisprillidega ning ära on eemaldatud igasugused delfiinihüpped. Tegemist on kindla soovitusega märulimängu sõpradele. Call of Duty on ka väga populaarne e-spordimäng. E-spordimängudele saab ka kaasa elada neile panustades. Betsafe annab uuele kasutajale 4 kuu jooksul 100 euro eest tasuta panuseid. Aga kui sa oled juba kasutaja, siis mänguminutite sõbrad saavad igal nädalal e-spordile 5 euro eest riskivaba panuseid. Rohkem infot leiad betsafe.ee. Eestlaste jaoks on rallisport muutunud sama tähtsaks kui hommikukohv või hea suusailm. Kui aga ise autorooli taha ei kipu, siis meil on koguni 2 head rallimängu soovitust. Dirt Rally 2.0 ja WRC 8 vahel valiku tegemine on esmapilgul väga raske. Kui esimene pakub paremat sõidufüüsikat, siis teises on Eesti rahvuskangelased, maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Lisaks on seal esindatud ka junior WRC klassis sõitvad Roland Poom ja Ken Torn. Dirt Rally 2.0 kahjuks räägib asjaolu, et mängule tuleb lisaraha eest osta paljusid tuntud rallisid, nagu näiteks Soome või Wales. WRC 8 on need kohe mänguga kaasas. Küll aga jookseb WRC 8 konsoolidel 30 kaadrit sekundis, mis võib paljude jaoks olla eemale tõukavaks faktoriks. Tõeline rallifänn aga sooviks kindlasti oma kingikotti mõlemat mängu. Janu heade lugude vastu aitavad kustutada kõrgelt hinnatud Eesti videomäng Disco Elysium ning soomlaste poolt loodud Control. 2019. mänguaasta tõestas, et videomängud on väga hea viis lugude jutustamiseks. Selle üheks parimaks näiteks on isomeetrilises vaates rollimäng Disco Elysium, milles mängija kehastub amneesia käes vaevlevaks politseiuurijaks. Tegemist on tekstipõhise teosega, kus peamine rõhk on lugemisel ja valikute tegemisel, tänu millele rullub lahti kogu narratiiv.
suve keskel ilmunud Control viib mängija paranormaalseid nähtusi uurivasse agentuuri. Juba see alus loob hea pinnase üheks põnevaks looks, mis pakub nii silmailu kui närvikõdi. Mõlemas teoses puudub täielik mitmikmäng, seega on erilist rõhku pandud lugudele, mis peaksid näiteks ka sobima neile, kes muidu väga videomänge ei mängi. Parima mänguriarvuti saad arvutitargast. Toote valikust on võimalik leida nii valmis ehitatud arvuteid või see oma äranägemise järgi komplekteerida. Mina olen Ago Aas ja need olid mänguminutid. Kohtume järgmises saates. Ilusaid jõule!